Viimasel ajal tekkinud info, et Eesti jalgpallis on kohtunikke mingi must nimekiri, kes saavad määramisi ei saa. Kas sinu ajal selline asi oli või ei olnud? Et kui seal mingi tundmatu kohtunik või noorem kohtunik sinna läheb, siis ta pannakse kohe proovile, tal on surve peal ja kui seal on mingi väikegi tõlgendusviga või asi, siis klubi president kindlasti teeb kõne ja otsib nii-öelda õiglust. Kui palju sellist nii-öelda fiksimise soovi tegelikult ikkagi meie jalgpalliliigast läbi käis tol ajal eriti veel? Minu politseiniku komissari palk oli siis 2500 krooni. Ma tegin 3 mängu kuus, ma sain rohkem raha, kui ma sain oma kuu ajase politseiniku tööga. Kohtunike komisjoni kaader tegelikult on lihtsalt nii-öelda ametisse määratud, aga lõpuks nad peavad ikkagi kõik otsused käivad ikkagi läbi presidendi. Selle sama kõrval on sul välikäimla, sa lähed sinna, sul on mägi paistab välja sealt, on ju. Et pesta seal ei saa, siis öeldakse selle peale, et aga mingi peske siin Tehisjärves, on ju. Paides? Paides, jah. Tere kõigile! Betsafe spordipodcast aprillikuus ütleb teile taas ilusat kevadet ning tänane külaline minu vastas laua taga on mees, keda Eesti jalgpallis tuntakse ikka aastakümneid juba. Kohtunik Margus Kotter, kes alustas Premium-liiga vilistamist või Eesti meistriliiga vilistamist aastal 1996. Me oleme täna aastast 2025 ja sulle võib vist nüüd öelda, et nüüd on kõik. Rohkem sa Eesti jalgpalli õiguse mõistmisega väljakul, aga väljaku ääres tegemist ei tee. Tere kõigile! Kas ta nüüd on kõik? Paus tuleb kindlasti sisse, sest aeg on nii kaugel, et tuleb teha teisi valikuid ja teisi otsuseid ja täna on see niimoodi minu otsus selline. Sa olid väljaku kohtunik aastast 1996, kui sa tegid debüüdi ja aastani 2012. Jep. Ja kokku tuli sul Premium-liiga mänge, kõrgliiga mänge 243. Jep. Eks? Ja said ka määramisi karika finaalidele. Kas selle kogemuse pealt julged sa öelda, et viimasel ajal tekkinud info, et Eesti jalgpallis on kohtunikke mingi must nimekiri, kes saavad määramisi ei saa. Kas sinu ajal selline asi oli või ei olnud? Ma arvan, et see niisugune varjatud rankingu süsteem on olnud kogu aeg. Ja kui mina alustasin, siis meid ei olnud nii palju. Meil kohtunik ei olnud nii palju, tipus oli ruumi rohkem, täna tipus ruumi nii palju ei ole. Kes vilistab mingit mängu, sõltub paljudest asjaoludest, eelmised mängud, ajalugu või kuidas on läinud mängud või siis kuidas oled olnud seotud mingite meeskonnadega, sest mis seal salata, meil kohtunikud tulevad ju jalgpalli sees kõik. Aga meie ajal seda ei olnud, sest kohtunikud tulid kuidagi kõrvalt ja hakkasime seda pusima, et avalikult sellest ei räägitud, kuid me teadsime, et 2-3 kohtunikku võisid vilistada 90. 2000 algusel teatud terbisi ja teisi sinna ligi ei lastud. Mis terbisid? Võtame Lantana, TVMK, Flora, oli Sadam veel on ju, siis tuli Levadia juba Lantana asemel, TVMK kadus, tuli Kalju, Trans on olnud siin tipus, Tulevik on olnud tipus ja siis vaadati siin ka rahvuste päraselt, et kas nüüd venekeelne kohtunik vilistab Eesti meeskondasi või eestikeelne kohtunik vene meeskondasi, neid kõiki arvestati. Kas sul sa tundsid enda kohtuniku karjääri jooksul, et mingil hetkel sa ei saanud enam suuri mänge, terbimänge, ütleme siin Levadia, Flora, nagu ikkagi sellised suuremad üldse. Nagu ütleme see Juri Fischeri case praegu hetkel on. Kas sa tundsid, et sa mingi hetkel enam ei saanud? Pigem ei tundnud, et kuna meid oligi 4 kohtunikku, 5 kohtunikku, kes olid valmis siis teenindama mänge sellel tasemel, siis me teadsime, et oma mängud saame hooajal kätte. Ja kui üldse meistriliiga alustus oli seal üldse 6 võistkonda meistriliiga, siis tuli 8, siis tuli 10, et see terbide arv oli ka väiksem. Ja siis meil jaotati neid ja hiljem oli see stabiilsuse pealt, nagu ma ütlesin, 3-4 meest vilistasid kõik need terbid ära ja nii ta oli. Ometi liigub igasuguseid jutte. Kas või see, et Narva Transi mänge mingil hetkel sai vilistada ainult teatud mehed said vilistada Narva Transi mänge. Ehk Narva läksid kindlad mehed. Oli see nii? Nii ta oli. Aga miks see käis nii?
Noh, eks seal oli ka see, et kui klubi presidendile ei meeldinud vile, siis helistati liidus asepresident tol ajal on ju ja kohtunike osakonna juhile, et need vennad siin keerasid käki on ju ja neid me ei taha ja nad vilistavad meie vastu või hoiavad meie vastu, on ju meelsus on meie vastu, siis olid nii-öelda kuskil olemas nimed, kes võisid Narvas käia. Ja see oli reaalselt nii, mitu aastat? Ma ei oska öelda mitu aastat, aga eks ta võib-olla on tänasenegi jõudnud niimoodi, et kui seal mingi tundmatu kohtunik või noorem kohtunik sinna läheb, siis ta pannakse kohe proovile, tal on surve peal ja kui seal on mingi väikegi tõlgendusviga või asi, siis klubi president kindlasti teeb kõne ja otsib nii-öelda õiglust. Loomulikult me ei eelda, et tänapäeval enam on see, et alaliidu president sekkub kohtunike määramisse, nii vähemalt ka Hannes Kaasik on öelnud, et sellist asja pole olnud. Kas tol ajal sulle tundus, et alaliidu presidendid, sa alustasid ajal, kui võib-olla Aivar Pohlak ei olnud veel president, aga kas sulle tundus kuidagi, et kõrgemalt poolt määrati või kes siis tol hetkel määramisi tegi üldse tol hetkel? Kui mina alustasin, oli peakohtunikuks, siis oli niisugune institutsioon nagu peakohtunik, oli Oleg Timofejev, seal 98-99 Uno Tutk, tema tegi määramisi, kuid liikusid jutud, mille kohta meil ei ole nagu nii-öelda kirjalikke tõendeid, et teatud mängude kohtunikud kooskõlastati tollase jalgpalliliidu asepresidendiga. Ehk ikkagi hakkas see jutt käis juba tol ajal? Jah. Kes oli tol hetkel siis ikkagi ise Flora president? Ta oli Flora president, samas ka jalgpalliliidu asepresident, aga need olid keerulised ajad. Ma kohe ei mõistaks nagu see hukka, see asepresident ka meid kaitses, neid noori, mina, Sten Kaldmaa oli veel minuga koos alustasime, tulid piirile Reinvald, Aabiht, Niilop, Tutk hiljem. Ta proovis meid kaitsta ka nende rünnakute eest, mis tulid. Ta käis ka ise vaatlejaks, ta raporti ei teinud, kuid ta oli kohal. Ta vaatas meie arenguid, kuidas me saime hakkama ja tal tekkis teatud pilt kohtunike võimekusest, kes juhib kuidas mängu, kes mingite meeskondadega saab hakkama. Sest mis seal salat oli ka ju niisuguse asju, et oli meil ka ju kuritegelik maailm jalgpalliga seotud on ju ja teatud mänge siis pandigi mind võib-olla meelega vilistama, kuna ma siis olin Harju Krimka ülemkomissar on ju, et puutusin nii mõne mängijaga kokku ka väljaspool palliplats ja tööalaselt. Kui palju sellist nii-öelda fiksimise soovi tegelikult ikkagi meie jalgpalliliigast läbi käis tol ajal eriti veel? See ongi jube keeruline öelda, see on ammu ta oli sellel ajal vastav, kuid võtamegi seda, et kui sind määrati tähtsale mängule, siis sa võisid olla kindel, et sa saad ka kõne enne mängu. Kõne kellelt? Asepresidendilt küsis, kas me saame aru, mängule me läheme, kui tähtis see mäng on, aga ta kunagi ei mõjutanud niimoodi otseselt, et ta andis mõista, et lõdvaks ei saa lasta, tuleb keskenduda. Oli hoolitsev? Jah, võib-olla küll nii. Aga samal ajal ma ütlen ka tuua paralleele, mitte paralleele teistpidi, vaid see tasu, mis me sellel ajal saime, see oli ulmeline. Suur? See oli 1000 krooni mängu pealt, puhtalt kätte. Kui keskmine palk oli tonn võib-olla või? Minu politseiniku komissari palk oli siis 2500 krooni. Ma tegin 3 mängu kuus, ma sain rohkem raha, kui ma sain oma kuu ajase politseiniku tööga. See kõik kõlab vägevalt. Ehk siis kohtuniku amet, ehkki sa said kõne, sulle öeldi, et ära lase lõdvaks, mida iganes sulle öeldi. Aga sa teenisid raha ka. Ja. Kui sa tänast kohtunikke vaatad ja kes me jalgpalli vaatame, kodust jalgpalli, me kirume kohtunikke, me mõtleme igasuguseid jutte, aga täna nad ju raha ei saa. Täna nad sisuliselt maksavad ju ise peale. On see nii või ei ole? Kindlasti mingite asjade pärast nad maksavad ja nüüd võrreldes nüüd tasusi ja panusega, mis nad peavad tegema, et vesteldes siin mõne premium-liiga kohtunikuga, nad on rahulolematud ja nad ei ole esimest aastat, teist aastat, nad on siin juba mitu aastat, viimane tasude tõus oli vist 2020 sealkandis, aga see raha, mis nad saavad selle aja eest, mis nad panustavad, see on väga-väga väike. Meil ükski profi jalgpallur või lepingu jalgpallur ei saa nii vähe pappi kuus kui
premium-liiga kohtuniku mängude eest. Ja, no see on selles mõttes, ta on proportsioonina natuke teistmoodi veel, ütleb, et noh, et ka välismaa tippkohtunikud ei saa lähedale seda, mida välismaa tippmängijad saavad, aga nad saavad normaalse tasu. Et oleks praegu lihtsalt ära markeeritud, siis premium-liiga väljaku kohtunik saab täna ühe mängu eest kätte 250 €. Pluss väljaku liinikohtunikud saavad siis 145-150 € kätte. Aga selle taga on siis treeningud, iganädalased võiks öelda, selle taga on seminarid, selle taga on koolitused ja kui hakata niimoodi arvutama, siis nädalas, kui on mäng ka veel, sõidud sinna edasi tagasi, on selline miinimum 10-15 tunni nädalas. Kalev eksid. See tuleb 35-40 tundi nädalas. Nädalas nii palju ei saa tulla? No nii palju ei saa tulla. Kui nad teevad veel hindamisi rehvpallis, mis on kohustuslik premium-liiga kohtunikele, tuleb kuskil 40-60 tundi kuus. Just, see võiks kõlada normaalselt. Ütleme 15 tundi nädalas ikkagi, 60 tundi kuus. Pluss ma arvan, et 15 tundi nädalas, pluss isegi mängudele sõiduaega ei arvestata sisse ju. Aga mis nad ju rehvpallis peavad hindama, kõik premii mängud oma osalusega veel kommenteerivad. See ei ole lihtne, ma ise hindan ka ju rehvpallis neid mänge ühele mängule, kui sul on 15 episoodi hinnata, 45 minutit on see mäng. See on aeg, see on vaba aeg, kui ta saaks panna. Aga täna seda ju ei kompenseerita. Või varustust vaja tuleb osta. Oota, jääme selle juurde, ma ikkagi tahan selle arvustust ära teha. 60 tundi kuus, ütleme, läheb sul selle peale, et sa oled lihtsalt kohtunik. Ja sa saad maksimum vilistada, ütleme, sa saad 2 väljakumängu vilistada kuus. Ja võib-olla saad vilistada siin natuke jooni ka. 2 varri. 2 varri. Palju varri tasu on? Ma ei teagi, ma arvan, ta on seal umbes samas kandis, kus on väljaku kohtunik. Ehk selle 60 tunni eest kuus sa ei teeni mitte mingil juhul 1000 €. Väga vähesed. Kõigepealt, kes teevad neid hästi aktiivselt, teevad neid väiksemad mänge, aga see tasu jääb sinna 500-700 €. Jah. Aga mida me üldse nõuame siis? Mida me nõuame kohtunikelt? Ütleme ka teistpidi, et ega me teeme seda kõike vabatahtlikult ju. Et me oleme ise olnud nõus nende tingimustega. Aga kuidas see nii on läinud, kui sa ise ütlesid, et juba 90-ndate lõpus, 2000-ndate alguses teenist ulme palka, kohtunikud olid justkui tegelikult ikkagi nagu ka jalgpalli osa. Aga praegu mulle tundub, et see ei ole jalgpalli osa ju. Ma arvan, et me oleme jalgpalli osa, aga meie väärtustamine langes kuskil 2010 paiku. Miks? Lihtsalt kas oli jalgpalliliidu poliitika selline või see rahastamispoliitika, meil ei tulnud ju mingid pappe, meil ei tõusnud, meil oli vist, ma arvan, see 68 €, mis 1000 kroonist läks ümber, kui euro tuli. See oli vist 5 või 6 aastat oli ühel tasemel. Meil ei antud rahasi juurde. Meil ei olnud sellele ka seminare nii palju kui koolitusi on ju, et eks ta see rahapuudus oli ja mis seal salata 90-ndatel mõnikord ootasid ju aastatasu aasta-poolteist. Rahalised probleemid olid, et raha ei olnud. Summad olid suured, aga said hiljem kätte. Jah, siin mõned sõidukulud tuli ka 2 aastase hilinemisega. Täna seda probleemi ei ole, et ülekanded laekuvad õigeaegselt, et see on nagu paranenud. Aga nüüd arvestades elukallidust, nõudmisi, meie prestiisi võib-olla on jalgpallimängu osana, siis need asjad ei ole kahjuks järgi tulnud. Sa ütlesid, et tuleb teha pärast mängu veel nii-öelda analüüs, esitada see, kas keegi vaatab nüüd läbi ka, kas keegi teeb selle järgi mingi hinnangu? Seda teeb vaatleja, mis peale mängu teeb ta kokkuvõtte. Igal premium-liiga mängul on vaatleja? Ja, pluss mängu korraldaja jalgpalliliidu poolt määratud, esiliigas, esiliiga B-s vaatleja täidab 2 rolli, siis mängu korraldus seda. Me teeme, see on igivana probleem, et väga harva, kui vaadatakse läbi kõik raportid. Kui on midagi jama, vaadatakse see üle, mis on vaatleja hinnang, siis vaadatakse üle videomaterjal. Ainult siis, kui on jama? Midagi jah, või klubid kaevavad, et see oli nii, siis vaadatakse, mis vaatleja rääkis ja näiteks alati ei lähegi kokku minu hinnang, et see oli pennu, pärast või see rehvpallis vaatame üle, et võib tõlgendada, et ei ole nii kindel pennu, siis vaatleja otsus jääb jõusse, kuna ma nägin vahetult seda ja ma andsin sellise hinnangu, et mulle tundus nii aga see võiks olla parem, sest meil ei lähe jutt kokku ka nii-öelda vaatlejate kirjutamine ja hinde panemine, me paneme hindeid ka. Ja keegi ei korrigeeri neid, et kui jutt ja hinne ei lähe kokku, et eksis pennul, aga on ikka see. Kes seda peaks tegema? Ma arvan, see on kohtuniku osakonna töö. Kohtuniku osakond? Kohtuniku osakond, mis on jalgpalliliidu palgalised töötajad. Hannes Kaasik? Hannes Kaasik ja tema meeskond.
Kus see meeskond on? 2 inimest juurde, koolitusjuht Ain Alev ja ekspert Neeme Neemle. Aga nad tegelevad mitte ainult Premium-liigaga, vaid kogu Eesti jalgpalli kohtunike teema on nende 3 mehe peal. Kogu nende 3 peal, pluss toetavad ka siis kohtunike komisjon, 4-liikmine komisjon, kes peaks neid toetama. Peaks või toetab või ei toeta? Ma täpselt ei tea, aga mulle tundub, et kuidagi need asjad ei ole nii, nagu peaks. Miks sulle tundub nii? Sest me ei tea midagi, mis see komisjon teeb. Me ei näe, ei kuule neid, nad on olemas siis, kui on rahvusvahelised määramised, siis nad nagu on, aga kui on vaja teha mingeid otsuseid, arendustegevusi, asju, võib-olla nad teevad kuskil, aga meiega ei jagata seda. Kus see nii läinud on? Kas mingit arengukava kui sellist Eesti jalgpallikohtunikel ei olegi? Ma saan öelda, et oli. 2019 alustas Kristo Tohvri eestvedamisel, hakati seda kirjutama ja selle arengukava põhimõtteliselt kirjutasid kokku mitte osakond ega komisjon. Seal kirjutasidki kokku kohtunikud, natuke panustas ka osakond, see tuli dokument. See oli kuni 24, lõppes ära see asi. Minu teada uut ei ole olemas, aga ma tean, et seda üritatakse kirjutada kokku. Nüüd, kui presidendi valimised on läinud hooga käima? Ma ei tea, kas ta on seotud presidendi valimistega, aga omal näitles on öelda seda, et 2022 esimest korda puudutasin seda teemat ja 2023 küsisin, ma olin siis komisjoni liige ise, et kuidas meil see uue arengukavaga on, et arengukavas ei tehta 6 aega 2 kuuga, see on pikk protsess, see on strateegiat elluviimine, strateegiline nägemus, see on võib-olla meie unistused, mingid asjad, et kus me tahame olla 5-6 aasta pärast on ja siis teeme alla tegevuskavad, mida siis monitoorime, teeme ja niimoodi me hakkasime tegema 1920. Aga seda enam pole? Seda enam ei ole ja väga kahju, et seda enam ei ole, sest nüüd on ära lõhutud nii-öelda strateegilise taseme side, taktikalise taseme sidemega ehk kohtunikkonnaga ja jalgpalliliidu juhatusega. Varem oli see olemas, sest me istusime ju koos regulaarselt, meil oli omad tegevused, mis me mõõtsime, andsime, mitte ei andnud aru, me isegi arutasime koos. Jalgpalliliidu president oli seal, peasekretär, peadirektor, kohtunike osakonna juht, komisjoni liikmed ja kohtunike esindajana ka Kristo Tohver. Ja nüüd 5 aastat sellist asja enam ei ole? See oli viimati 2022, kui saime sellises ringis kokku. Ja asjad hakkasid minema, see oli positiivne asi, kohtunikud nägid lootust. Et need võetakse jalgpalli osana? Ei, ta oli ka ütleme selles suhtes, et meil polnud ju mingit dokumente, mis kirjeldaks ära kohtuniku elukaare, et ma olen noor kohtunik ja millal ma saan FIFA kohtunikuks, kaua ma võin vilistada, mis ma pean selleks tegema, mis tingimustele vastama. Me kirjeldasime ära regionaali taseme kohtunikud, saali kohtunikud, talendid, arengugrupp, need olid kõik, me see asja tegime ära, ehk me lõime struktuuri, dokumenteerimise struktuuri. Ja see jäi pilla palla? Ta algul läks minema, kuid nagu ikka on, kui asjal ei ole eestvedajat või ei ole omanikku, siis need asjad ei lähe. Aga meil on ju kohtunike komisjon. Raske asja peale, sellepärast ma ära tulingi sealt, et need asjad ei liikunud nagu peaks või võiks. Seal on inimesed, kes on pikalt olnud, kas neil pole ideid või neil ei taha ideid või need ei julge välja öelda, aga sealt ei tule neid. Kuigi me utsitasime neid ja meil oli tegutsemas... Kas see kuidagi juksib ikkagi sinna maani, et ka see kohtunike komisjoni kaader tegelikult on lihtsalt nii-öelda ametisse määratud, aga lõpuks nad peavad ikkagi kõik käima, kõik otsused käivad ikkagi läbi presidendi. Aga siis mina küsisingi presidendi käest siin 2023 lõpus, et meil on juhatus, kes vastutab sellest, et komisjonid töötaksid, komisjonid annaksid aru, minu tead niisugust asja ei ole. Ma pole kuulnudki, et komisjoni esimees on käinud juhatusel, andnud ülevaadet või tõstatanud probleeme, mis kohtunikkonna sees on, kuidas me saaksime lahendada, sest ma ütlen, nii kaugu istus president laua taga, me leidsime probleemidel lahendusi ja see ei olnud mingi kaklust või sellega, see tuli läbi arutelude, läbi argumenteerimiste, me saime valdkonda raha juurde. Aga kuhu ta kadunud on siis, miks ta enam ei istu? Ma ei oska öelda, sest see asi hakkas minema ja mingil hetkel see oli see vana rasva pealt, panime veel aasta edasi ja kuidagi see soigus kõik on ju. Ja eks siin ongi erinevad põhjused, võib-olla mina tahtsin mingid asju liiga kiiresti või meil ongi selline isikute ring või tase, kes ei saa küll need asjadega hakkama või on üle koormatud. Et
mina ju ei määra seda juhatuse koosseisu, mina ei määra komisjoni presidendi valik, kui president tegi nii, määras komisjoni esimehe, ega mind ei kutsunud ju komisjoni esimees komisjoni, mulle tegi ettepanek hoopis üks teine isik, kes oli ka komisjoni liige, andsin nõusoleku ja nii ta läks, sest see jutt hakkas nagu ka, ma hiljem sain teada, et ka kohtunikud soovisid, et ma oleksin selle komisjoni liige. Räägime nendest määramistest veel. Kui Juri Fischer ütles, et ta tunneb, et tema jaoks on nii-öelda määramised läbi, et ta enam top-mänge vilistada ei saa, siis on erinevaid kohtunikke, kes räägivad jutte, et on justkui selline rankingu süsteem täna ka, eks ole, ja top 4 kohtunikud, nad isegi võivad eksida, aga ei need ei karistata. Ehk selline tunne justkui nagu, et tegelikult need määrajad neid mänge ei vaata, neid olukordi üle ei vaata ja kes on top 4, see on top 4, ja sealt edasi tuleb. Ehk et see kuidagi nagu kõik on nagu paigas, midagi ei juhtu. Päris nii ei ole, et Juurale öeldud, et ei saa top-mängida, pigem oli need Levadia või Flora osalustega, aga kindlasti mingi süsteem on olemas. Igal kohtuniku osakonna juhil või nendel on oma käekiri, kuidas nad teevad neid, sest minu teada nad teevad määramise ainuisikuliselt ja keegi neil ei ütle, mis peab tegema. Meil on topis kas on 16 või on 14 kohtunikku väljaku oma. Nad kõik ei saagi seda vilistada ja kõik ei saa võib-olla kohe hakkama ka. Meil on noori, tuleb iga aasta, võib-olla vahetatakse välja seal. Ja näiteks kui võtame nüüd meie kõige kõrgema taseme kohtuniku Kristo Tohver on ju, kes on kõige rohkem neid saanud võib-olla neid terbise või neid esineliku mänge, tema ei ole ka eksimatu, kuid tema teatud stabiilne tase, otsuste müümine, manageerimine, see on ta väga heal tasemel. Võib-olla mõned ei saa selle hakkama. Juura kohta saab öelda seda, et ta pani jube supermängu, järgmise mängu võis panna niimoodi, et oli üks eksimus, 2 suurt eksimust, ebastabiilsus. Tänane probleem on see, et meil nooremad ei saa võib-olla nii palju võimalusi, kui nad ootavad. Igaüks muidugi. Aga sa rääkisid kohtunike elukaarest. Jah. Kas see on probleem, et ütleme, Kristo Tohver on ka täna ikkagi juba 40 pluss mees. Yeah. Ta hakkab juba nii-öelda best before on möödas, et vilistada rahvusvahelisi mänge, FIFA mänge, UEFA mänge. See, et me jõuame sinna Marjamaale jube hilja. Kas see ei peaks ju tegelikult äkki nii olema või? Nüüd kui vaadates, kes seal Euroopas, kuidas vilistatakse, kuidas meie naaberriigid teevad, ikkagi 27-8 on FIFA listis. Sest ka vanusega. Ja sa pead olema juba enne seda vähemalt 5-6 aastat kohtunik, et nii-öelda fast trackiga tõuseksid sa sellele tasemele kiirkorras, et sa ei pea läbima kõik etappe, sa lihtsalt, sul on eeldused olla hea kohtunik, füüsis korras, jagad mängu, paned jube hästi. Nii, ja see annab sulle võimaluse olla peaaegu 20 aastat rahvusvaheline kohtunik. Ta päris ei anna. Natuke vähem. Sinna sekkub jalgpalliliit, mis meil on omavaheliselt kokku, komisjon ja see osakond. Meil on tegelikult seal teatud tingimused, et ka VIFAs, UEFAs on omad kastisüsteemid. Sul on seal esimene kast, top-kohtunikud on ju, no ja nüüd kui sa ei tõuse teatud ajaga kuhugi sinna esimesele tasemele, kus täna Kristo Tohver on, siis 5-6 aastaga vahetatakse sind välja, sest ei nähta perspektiivi rahvusel tasemel on ju ja kuidas seal need asjad... Okei, aga sa annad sulle vähemalt võimaluse olla selles nii-öelda rahvusvahelises vankris pea 20 aastat. Kui sul ei ole seljatagust ja kui sinul ei tehta lobi, siis... me jäämegi sinna tasemele, kus me oleme. Ehk meil on vaja taustajõudusi. Kes seda tegema peab? Seda ma arvan, nüüd on siin tuleb mängu komisjoni juhi roll. Siin tuleb mängu nüüd jalgpalliliidu juhatus, kellel on sidemed need asjad, sest ka UEFA koosolekutel ei otsustata asju. Otsustatakse kuskil koridorides ju neid asju. Ehk sa pead läbi saama. Ja täna, aga meil on täna ju mees, kes saab kõikide kõige paremini läbi. No meil on ka muid ametimehi, kes käivad ju siin delegaatideks või vaatlejateks on ju rahvuslastel mängudel, kuid praegu tundub, et nad mõtlevad enda tegevustele, mitte ei mõtle, kuidas Eesti kohtunikkonda arendada või mingid kohti saada juurde, sest kunagi me saime 3. FIFA kohtuniku, siis ma tean, et herr Platiniga räägiti. Sa pead tegema sellist lobitööd? Jah, aga see on igal pool nii. See on aus lobitöö. Ja palju meil täna FIFA kohtunikke on? Täna meil peaks olema väljaku omasi on, kas on 3. Tohver, Koppel, Jaanovitš, 3. Naistest Kaivoja? Naistest on Kaivoja abikohtunik, väljaku kohtunik on Reelika Turi
siis on meil varrid veel, kes on saanud ja abikohtunik on meil, kas oli 6 või? Et me paneme nii palju, kui on peakohtunikke, nii palju peab olema ka sul välja panna, et brigaadi saad välja panna. Et 6 tükki. Oskad sa öelda seda numbrit Läti ja Leedu või Soome kohta näiteks? Ma ei tea nüüd palju FIFA kohtunikke on, aga ma tean, et lätlased ja leedukad vilistavad Champions League'i alagruppe. Ehk järelikult on neil see olemas või võtame Slovakkia. Kes nende eest lobitööd teeb siis? Ma arvan, et nende alaliidud, neil on sidemed, kasutavad neid ära. Või võtame näiteks... On see kohtunik hulgas tegelikult? No räägi edasi. See Sloveenia, Slovakkia, kui seal on nende riikide esindajad on UEFA kohtunikkomitees, nendes on alati, nendes liikmes või nendest riikidest on vennad, kes panevad juba veerandfinaale asju, Sloveenid, Slovakid. Ja te vaatate seda tegelikult pealt, teie kohtunik ja Eesti kohtunik kogukond vaatab seda pealt mõttega, et miks kurat me kehvemad oleme? Jah, me ei ole kehvemad. Ma ütlen, meie teoreetilised, füüsilised ettevalmistused, meil on Euroopa üle keskmise tasempoole, kes on topi poole. Ma näen, mis kohtunikud, mis tööd nad teevad, on ju, ja kui me tulevad siia ju meil mängudele vilistama, on ju, ma ei tahaks neid nimesi nimetada, aga meil on küll siin Eestis mänge olnud, kus me oleme võib-olla mõne eksimuse pärast väga valusad kaotusi saanud. See on olukorras, kus tegelikult on Eesti kohtunike tasu, millest me juba rääkisime, väiksem on vaid Gibraltaril ja väiksem on Valgevenes. Nii ta mõned aasta tagasi oli. Ehk me ei räägi siin Soomest, kus on pea 3-kordne, me ei räägi Lätist, kus on 2-kordne tasu vahe, eks ole. Me ei räägi üldse veel nii-öelda heaoluriikidest, kus võibki sellise ametiga ennast nagu ära elatada. Meil siin paar mees proovisid profikohtunikuna olla. Nad said kuidagi otsaga kokku, aga nad pidid midagi kõrval hakkama tegema, sest ei elanud ära. Aga tasud on see, ma saan öelda, et see on siis meie komisjoni esimehe nõrk töö, meie juhatusega, Jalgpalliliidu juhatusega, kus tõstatada teemasid arutada, probleemid, sest juhatuses istuvad ka inimesed, kes ju vastutavad selle asja eest, et meil läheb. Kas üldse kohtunike esindaja juhatuses on olemas? On olemas, ja seal on juhatuses on juhatuse liikmed, kellel on kõigil on konkreetne vastutusala, ainuke, kellel oli vist vastutusala oli Ragnar Klavan, seal oli lihtsalt juhatuse liige. Aga kes see meil vastutab juhatuses kohtunike eest? Eduard Rõžov. Nii, ja tema roll on siis täna milline? Tema on komisjoni esimees ja tema peakski vastavalt nüüd komisjoni statuudile, mis me 2020 kinnitasime, tema peakski olema see kõige, kes seisab meie huvide eest Jalgpalliliidu juhatuse tasemel. Rahvusel tasemel on juba meil siin saab ka osakonna juht mõjutada, meie delegaadid, meie vaatlejad, pluss ka presidendi isiksus. Ja president on seda teinud. Ja alati on olnud positiivsed asjad, et kui me tahame, me ära selgitasime talle, me saime. Ja näide on ka see, kui ma olin kunagi nii-öelda UEFA turvaohvitser. Et sinna ei oleks saanud, et saadame mingi ankeedi, vaid see oli jälle vaja selgitada, mis tasemel mees, kes see tuleb, kus ta on, et koridorides teha jälle natukene lobitööd. Aga Edward teeb ei tee? Minu teada mitte. Isegi Eesti tasemel, ei ole kuulda olnud. Nii kui mina komisjonis olin, siis ta ülevaadet juhatusele ei andnud, mis me teeme, mis on meie probleemid või ei tõstnud häält nii-öelda nähtavaks on ju, et meil on need probleemid, meil on vaja. Kui tuli VAR Eestisse, siis kogu raskus langes Kristo Tohveri, kes seda projekti eest vedas ja osakonnale, kes siis tegid koolitused, komisjoni liikmed, ei teinud see mitte midagi. Me nõustusime, et on VAR võib tulla. Okei, aga nüüd ongi küsimus, kas see VAR pidi tulema või pidanud tulema olukorras, kus sisuliselt meie kohtunikud käivad püksata, eks ole. VAR-i peale läheb aastas 330 000 eurot, 1,2 miljonit 3 aasta peale. Kõlab kogu selle nii-öelda, ikkagi kommiraha on isegi vähe öeldud selle summade peale, mida te teenite, et kõlab ulmelise summana. Kuhu see raha läheb? Ma nüüd täpselt ei tea, kui see tuli, siis tehti ju mingi mitmeaastane leping, et see tehnika ja teenus kõik renditakse sisse, ostetakse sisse. Ja ju siis teenus ja tehnika ongi nii kallis, sest kui ma käin vaatlejana mängus, siis on olnud olukordi, kus sul 5 minutit enne mängu pole VAR-i ühendust ja nüüd sellel aastal ju ühes voorus oli ju 55 minutit oli ilma VAR-ita 2 mängus. Neid mänge päris mitu olnud. Ja, aga siis sa näed, et sul 4-5 menda jooksevad seal, aga see kõik tahavad nemad ju palka saada ja need ei ole odavad vennad ju.
noh, kaablitega jooksevad, ühendusi teevad seal või wifi'd panevad ülesse, et see ei ole nagu odav. 330 000 aastas. Noh, arvestame, et palju meil neid mänge on siin üle 100 on ju, siis jagame selle ära, et ta tuleb kui niisugune võib-olla 4-5 tuhat mängu peale tuleb, et see maksab see teenus on ju, et see on odav, ta on Euroopas üks odavamaid. Ei no jaa, noh, okei. See on suhteline jälle, noh, tehnika käib kaasas ja meil on see, et kui me varriga ei teeks mänge, siis meie kõrgema taseme kohtunikud ei saa ka UEFA või FIFA mänge, sest seal on kohustuslik varri, sul peab olema see kogemus. Vaatleja ei saa minna mängule, kui sul ei ole kogemust, koolitust, aru saama sellest. Aga tunned sa, et selle varri tohutu rahaga, mis läheb, sellepärast teie tasud polegi tõusnud juba siin viimased 5-6 aastat? Noh, eks tasakaal peab valitsema, et kuhugi paned raha juurde, siis kuskilt kas sa võtad ära või on see paigalseis, on ju, et eks ta nii on ja kalkuleeritud otsused on nii tehtud ja noh, küsimus ongi see, et aga kes see vastutab selle eest siis, et ta niimoodi on läinud, on ju, et või me ei näinud ette, on ju, et võib-olla oleks pidanud siis ausalt kommunikeerima, et kuulege mehed, kui me teeme varri, siis 3 aastat me elamegi niimoodi. Noh, et aus side, kõik teavad arvestada sellega, on ju. Ja kui tuli üldse tehnika juurde tagasi, siis need peaasjad, mis on seal peal, mina pole ühtegi mängu sellega teinud. Ja ma ei igatsenud ka neid asju. No sinu ajal ei oldki veel. Olid küll, tulid, ma ei tahtnud. Ainukes asi, mis oli piiplipud, mis käe peal põrisesid. Ajaga peab kaasas käima. Aga varr on ka. Kas kohtunike olmetingimused, me oleme rääkinud hästi palju erinevaid teemasid, kuidas meie jalgpallistaadionid ei vasta tegelikult jalgpalli mängimise tingimustele. Ma vaatasin üle tegelikult, küsin korra üle, ma vaatasin üle esimeste voorude mängud ja Narva staadion väljak rahuldavas seisukorras. Tegelikult me teame, et see on ju mitte rahuldav. Laagristaadion väljak rahuldavas seisukorras. Tartu staadion väljak rahuldavas seisukorras. Noh siis Nõmme Kalju oli heas seisukorras. Ja Sportland äkki oli ka kuidagi, kas oli heas või oli nii. Mis hetke saab öelda, et väljak ei ole rahuldavas seisukorras? Mis tal juhtuma peab? Seal peab midagi juhtuma, et üldse kuidas need väljakud tulevad ju, nad litsenseeritakse. Jalgpalliliidu komisjon käib kohal, vaatab üle, annab litsentsi staadion, et siin võib PL-mänge pidada. Punkt. Aamen. Nii. Me ei peaks enam muretsema. Aga nüüd on vaatlejatel või mängukorraldajatel on kohustus vaadates üle ja nüüd meil on olemas hindamisjuhend, kuidas me väljakut hindame, see on 5 palli skaalaline, väga hea, rahuldav, mitte rahuldav ja mitte aktsepteeritav. Ja nüüd ongi see, et rahuldavat, mitte rahuldavale minna, siis peab ikka väga pekkis olema kõik asi. Aga kas mitte rahuldavaga on nii, et mängib ära siis või? Ei, ta on, kui võistkond on nõus mängima, siis nad mängivad. Okay. Aga mind paneb pigem muretsema see, et näiteks ma ise käisin nüüd Tartus pühapäeval mängul Anne staadionil, mis on ka, ma ei tea, no rahuldav on palju öelda talle sinna. Läheb vahetusse muru, on ju. Aga kui ma vaatasin varasemaid raporteid, siis keegi on pannud, et väga hea. Nüüd on minu küsimus. Saab panna? No vaatleja saab panna, see on tema hinnang. Aga nüüd me jalgpalliliidus olevad töötavad inimesed teavad, et see asi nii ei ole. Miks nad lastavad panna, et üks kohtunik või vaatleja paneb rahuldav, teine paneb väga hea ja järgmine läheb paneb jälle rahuldav. Et miks siis keegi tegele, et saab öelda, kuulge, me ei saa niimoodi teha. Et see väljak ei vasta ju tingimustele. Või võtame näiteks, et sul on antud igale esiliiga või PL-liiga mängul on antud ju jalgpalliliidu poolt nõuded, millele staadion peab vastama. Näiteks nende nõuete järgi Levadia U21 Maarjamäel muru peal mängida ei tohi, pole tribüüne. Tribüünid on aga kunstmuru poole. Kõik teavad, aga mängime. Okei, meistrivõistlus peab ära pidama. Väljakuga saab hakkama. Aga naljakas on see, mis toimub nende olmeruumidega. Kui ma siin kohtunikega suhtlesime, siis ma uurisin spetsiaalselt, kas Tartus Sepas tänaval kohtunike ruumi on prill-laud ära pandud. 96. veel ei olnud? Ei, see ei olnud, aga 3 aastat me kirjutasime sellest, et puudub prill-laud. Ja klubid ei suuda seda siis niimoodi panna või garanteerida. Võtame Paide linna meeskonna kunstmuru staadioni kõrval oleva kohtunike putka. Suvel, kui õues on 25 kraadi sooja, sa lähed sinna putkas sisse, seal on 55 kraadi. Ja soe? Ei, no soe küll, aga sa oled uimane ka ju seal. Ja me kirjutame nendest või sul on selle sama kõrval on sul väli käimla, sa lähed sinna, sul on mägi paistab välja sealt. On ju. Et pesta seal ei saa, siis öeldakse selle peale, et aga mingi peske siin Tehisjärves. On ju. Paides? Paides, jah. 2 aastat tagasi niimoodi üks võistkonna esindaja ütles, see kõik läheb kirja, see kõik on jalgpalliliidus info olemas. See on võistluste osakonnas, see on kohtunike osakonnas, nad kõik saavad lugeda. Kellega koti?
me ei tea, me ei saa tagasisidet sellest. Siis meil tekkiski küsimus, miks me teeme seda, on ju, et miks me kirjutame neid asju, kui keegi nende probleemidega ei tegele. Jah, mõnes kohas on läinud paremaks, on ju. Vardiruumis oled sa käinud ise? Olen, see ei ole vardiruum. Ka ei mahu ju. Niisugustes töötingimustes tänapäeval töökeskkonnas töötada ei tohi. Seal on temperatuur, seal on müra, keskendumisvõime. Kui seal on üks mäng juba, seal on juba pole ruumigi. Seal kui liigutavad toole, lähevad selgadega kokku. Ja nüüd, kui on ärevad momendid, pikem see, sa hakkad segama oma vestlusega teist. Et kas siis tõesti ei ole meil mingit muud ruumi, kuhu panna see varri nii-öelda kontor püsti, kui paneme serveri ruumi. Kus keegi seal nüüd vett viskab serverite peale? Kogematana. Ja igast asju võib juhtuda, aga sellest olete ka ju rääkinud. Jah, aga see on jälle see, et otsus on ju tehtud ja ega meie ju otsuseid ei tee. Meie siis, kas me järgneme nende otsustele või mitte, on ju. Kuidas kohtunikud ise vaatavad selle peale, et näiteks alaliidu töötaja, ma saan aru, Eesti on väike, me oleme väike rahvas ja kõik jalgpalli pere on niisugune, aga alaliidu töötaja vilistab premium-liiga mänge ja ikkagi suuri mänge. See on kahe otsaga asi, see oli juba 90-ndatel niimoodi on ju, et kui siin olid veel kohtunike juhid, olid siin Einari Kaadid on ju ja siin olid veel need teised mehed, aga Timofejev, Tutk on ju, Neemlaid. Nad on vilistanud, ütleme nii, et nad pole seotud olnud klubidega. Aga meil täna on ju ka PL-tasemel kohtunik, on ju, kes on seotud olnud ka klubidega premium-liiga tasemel ja täna töötavad liidus on ju. Äkki neil ongi südamega on jalgpalli juures, nad tahavad panustada ja ma ütlen ka teistpidi, aga ta teeb hästi seda. Ta teeb seda erapooletult, on ju, kui me räägime Martist, on ju, minu meelest ta väga hästi oma asju. Marti Pukk? Jep. Okei. Kes kohtunuski kaitseb? Meil oli päris suur skandaal, kui üks jalgpallur pidi ise oma operatsiooni kinni maksma, et ta nii-öelda klubilt toetust ei saanud, läks skandaaliks, lõpuks maksti see kinni. Kohtunikud liiguvad ka mängu ajal 10 kilomeetrit, teevad spurte ja kõiki muid jutte. Ehk nad on tegelikult samamoodi mängu osa, nendega võib juhtuda mida iganes. Kes kohtunike ravikulud kinni maksab? Kohtunik ise või Tervisekassa? Tervisekassa tuleb sul... No see, kui ma olen kindlustatud Tervisekassas, on ju, mul on see haigekassa või Tervisekassa kindlustus olemas. Ei, kui sa töötad kuskil mujal, kui sa oled professionaalne kohtunik, siis maksad ise. Siis Tervisekassad põhimõtteliselt ju ikkagi nagu alaliidu poolt seda sulle ei anta? Niimoodi ei anta, aga ma tean, osad on saanud füsiode toetust, on saanud nende, kes on koondiste juures füsiod või asjad, on ju, et või sa saad kiiremini arsti juurde, kes meil on kõrgema taseme kohtunik olnud, aga kui sa oled lihtsalt tavaline PL-taseme kohtunik, on ju, siis rebestad oma lihase ära, siis sinu mure, kuidas korda saad. Sul juhtus kunagi nii? Minul läks selg 2003, ma käisin selja operatsioonil, diskid, pidin ise hakkama saama. Sul oli haigekassa kaart? Tol ajal ma ei mäleta, kuidas see käis, vist oli? Ei, haigekassa oli olemas ja... Aga pidid ise hakkama saama? Jah, ma olin seal, juba olin uuringutel käinud, et seal midagi oli, aga ma sain tollaegne koondise arst Gunnar Männik, nagu üritas mind ravida, proovida, aga see oli minu isiklik kontakt temaga, mitte liidupoolne. Ja hiljem sain enam-vähem korda, aga ma rumal läksin nii kiiresti, et kui augustis opereeriti, ma septembri lõpus jooksin juba väljakul ja ma paningi sealt omale selle suhtes põnsu. Oleme ausalt, Eesti kohtunikud sattuvad verbaalsete rünnakute alla päris sageli. Seesama Juri Fischer on saanud siin sõimata vähe kõrgemalt poolt, vähe madalamalt poolt, vähe ettekujutajate poolt, vähem ettekujutajate poolt. Näiteks kas või tema. Aga neid on veel enamik kohtunikke. Võib-olla tausta teadmata, võib-olla tänane saade avab natukene tausta, inimestel võib-olla natukene häbi ka, kui hakatakse lihtsalt mehi, kes õhinapõhinalt teevad oma tööd, hakatakse sõimama. Psühholoogiline pool. Selline tugi mingisugune on kohtunikele, on seda vaja või kõik on sellised karused mehed, meil pole seda vaja? Ma arvan, tänapäeval on seda rohkem vaja. Arvestades meie ühiskonna olekut, noored, kuidas tulevad peale, jah, me võime öelda, et kunagi oli muru rohelisem ja mehed rauast on ju ja võib-olla
ei olnud ajakirjanduse tähelepanu all nii palju, aga me võtsime muidugi südamesse, kui me saime seda. Ja tänapäeval on seda valimatut tatti pritsimist on päris palju. Konstruktiivne kriitika on okei. See võib olla, mis teha, peame elama sellega, me teeme. Aga kui sul hakkab tulema mingit valimatult sõimu tribüünidelt, on ju fännide poolt või pärast meedias, seal peaks sekkuma keegi. Et me ei saa niimoodi lahmida. Aga täna sellega keegi meil nagu ei tegele. Või üks näide minevikust, kolleeg Uno Tutk vilistas seal Narvas, tribüünilt tuli Kotter pidõrast, üks ütleb teise kuule, et on Kotter, et on Tutk, aga see on Kotter pidõrast, et neil on ükskõik peaasi, et nad saavad sõimata. Ja öeldakse, et see käib palga sisse, aga palka pole ju. See stressitaluvus on igal inimesel erinev, on ju, meie ettevalmistu, kes me eraelus oleme ja kuidas me talume seda, on ju, mõni võtab sisse, läheb kuskile nurga taha, elab läbi, on ju, mõni kuskile hakkab lahmima vastu, seal vaidlema, on ju, mis keerab veel see lumepalli efekti, on ju, mõni teeb võib-olla paar õlut saunas õhtul sellega ja unustab ära, või mõni lihtsalt laseb kõrvast mööda, me oleme erinevad inimesed, aga nii kaua, kui ei minda isiklikuks, me peame hakkama saama. Nii kui tulevad, hakatakse sõimama seal, et kurat, Kotter, sina oled jobu, on ju, nii ja naa. See on pahasti. Aga seda juhtub ju kogu aeg. Seda juhtub. Kui sa ütled, et kohtunik oli paha, kohtunik oli see, siis on okei. See on institutsiooni rünnatakse, mitte kui isikut. Aga meie tänane jalgpalli ajakirjandus on ka selline, et nad ei oska niisuguseid kriitilisi artikleid või arvamusi kirjutada. Nad panevad, kas nad ei kirjuta üldse või nad panevad täiesti mõnikord ka puusse. Ja siis nad ei tagana oma arvamustest, ütleda, nii ongi, on ju. Kui sa üritad seletada, aga reegel on selline, on ju, või tal ei olnud mingit valikut, ta pidi andma, väga lihtne asi, ametiisik lööb jalaga pudeli tehnilisest alast minema, reegel terve punane kaart. Keegi ei taha seda, aga see on reegel, see on absoluutne reegel ja kohtunik peab andma. Ja nüüd me rikume sellega mängu. Meie see on nii-öelda mängijate staff ja kohtunikud. Aga fännid, nemad ei saa karistada. Kui palju see fännikultuur on ajas muutunud 96, kui sina tulid ja 2025, kui praegu. Ega meil publiku arv on ju enam-vähem sama. Ma pakun, et isegi võib-olla oli suurem sinu ajal. Ega ta väga palju suuremaks kindlasti läinud ei ole. See keskmine 220-300 inimest per mäng, mis hooaja lõpuks välja öeldakse, ega see kogu aeg püsinud sama ju. PL-ist on, aga ma näen publiku kasvu, näen ma niukestest huvitavates klubides, kes on esiliigas või esiliiga B-s. Pühapäeval annan au Tartu FA Kalevile üle 200 inimese tribüünil. Esiliiga B. Viimsis käin mänge vaatamas. Oma külavärk, kogu konavärk. Viimsis oleme vaatamas 250-300 inimest, oma kasvandikud vaatavad seda, on ju. Kogukond teeb tööd, on ju. Aga täna meil ei ole klubidel kõiki neid identiteete võib-olla välja kujunenudki, on ju. Võtame Vapruse mängud, super ju. Aga küsimus, kuidas publik on muutunud? Publik on muutunud, kui vaatan kõrvalt, on ju, Paides lähed vaatad mängu, oled nagu balletti vaatad. Rahulik kõik seal niuke, vaatad mängu, vahepeal ütled, väga hea on ju. Või siis lähed vaatad Kalju mängu, kus seal käib niukene elu käib, laul käib, on ju. Eks need klubid otsivad, aga seda ei saa kunstlikult tekitada. See peab tekkima kuskilt, on ju. Aga täna võtame jällegi, on ju, et meil on, teemegi siis kõik mängud Sportland Arenal, on ju. Kui sul ei ole klubil oma staadion, me ei saa need infrat korda, on ju, ja me mängimegi, on ju, seal Sportland Arenal, see ei seostu ju, me tuleme vaatama, see on meie klubis, on meie oma. Jah, mängud on vägevad, vahvad, on ju, aga see ei ole see, kus on see, nagu öelda, karukoobas peaks olema, on ju, Meil ei ole neid asju. Laagri, niuke karukoobas, seal kõik saavad. Suurepärane. Ei, ma ütlen, kõik saavad sealt, aga kuskil see fännlus ületab ka seal piiri, on ju. Aga kuskil nad teevad väga hästi ja niukese krutski sellega. Jäägu selle juurde. Ärgu mingu jälle isikliku sellest. Aga jälle infra, kuidas sealt kohtunud, kust nad peavad ära tulema. Nad kõnnivad läbi publiku, kõnnivad siin. Siis sealt saavad igasuguse sõimu, seal visatakse mingit asjadega. Midagi teha ei ole. Lihtsalt meie olukord täna on selline. Kõigil ei ole A. Le Coq Arenat, on ju, või ei ole Tammeka head. Ma olen kuulnud legend, et Kuressaares mängijad peavad ikkagi läbi linna põhimõtteliselt tulema, et statale jõuda, kui lähed kunstile. Kas kohtunikud peavad samasugused tiiru tegema? Nad on samas majakases, jah.
Samas majakeses? Ja. Kas kohtunikud ja mängijad on samas majakeses, samas riietusruumis ka koguni või? Ei ole, seal on tingimused on okei, see mis kunstimuru juures on okei, see 60 meetrit peab kõndima, aga see, mis on pesemistingimused, olmetingimused on väga head. Pigem, kui Kuressaare mängib oma linnastaadionil, siis riietutakse ju angaaris, tööriist angaaris ju. Kohtunikud? Meeskonnad ka. Meeskonnad on kõrval ju, plekk sein on vahel ja on seal ju. Seal on ilma soojustus millegi, et on lihtsalt kuur. Sa lähed sinna sisse, on laud 4 tooli, riidekapid, 1 dušš oli seal pisikene on ju, ja siis on sul seal need rajamasinad ja need tablood ja meeskonnad kõrvad, ühed tulevad soojakust ja teised tulevad siis sellest angaarist ja miks see kõik on jäänud meil nagu absoluutselt toppama juba viimased, julgen küll öelda nüüd ikka 15 aastat ikka täielik. Ma arvan, kuskil on tehtud strateegiline viga klubide arendamisel ja täna on klubidel õpitud abitus. Nad kunagi said liiga palju tuge või jalgpalliliidud või jalgpalliliit tahtis toetada, aga me ei ole kasvatanud kohalike omavalitsuste baasi, et nemad toetaksid kohalikke klubisi. Meil on peaaegu see olematu. Aga teistes riikides ju kohalikud omavalitsused maksavad ju suurem osa, see on nii korvpallis kui jalgpallis, jäähokis on ju, nad annavad raha, sest see on nende kogukonnaga seotud klubi. Auasi, aga kui sul oli identiteeti või see oli seotud selle nii-öelda kohaliku omavalitsusega, sul ei anta seda. Siin, ma tean, klubid on proovinud seda, aga ei tule seda, tuleb niivõrd raske. Jälle eile ju lugu Sokkernetis on ju Nõmme, Kalju, tööd seisavad jälle, millal linnavalitsus annab või ei anna niisugused ümmargused vastused, aga nad said hea staadioni, hea muru, renoveeriti kõik ära ja kurat, me ei saa nüüd tõsta neid poste õigesse kohta, et saaksime mängida ka pimedas. Klubil ei ole seda pappi ja täna võib-olla klubid ei ole oskandki sinna areneda, et nad peaksid hakkama ise oma tulu teenima, on ju, mängijate müügid, asjad, sest kõik, mis kasu teenitakse, reinvesteeritakse tagasi meeskonda või sellisesse, mitte infrastruktuuri, on ju. Paar klubi proovisid, nad on rahalistes raskustes praegu ju. Väga suurtes. Kes ehitasid hallid on ju ja nii ja naa. Ja ka need, kes ei ole halli ehitanud, ma saan aru, et on väga suurtes raskustes. Ja, et võib-olla võetakse riske ja võib-olla liiga palju, nagu kunagi ehitati ju, see on jälle niisugused kõlakad, ta tegelikult on teada, et me saime euro kuugi teatud tasemele, siis meil tuleb see papp, ehk nad elasid juba täna võlgu ja siis tulevase rahaga maksavad neid võlgu, aga kuidas sa edasi katad seda? Ja ma arvangi, et siin pigem jäi sellest mingi 2000 algusest oleks pidanud liit just koolitama, õpetama, tuua kuskilt parimaid praktikaid meile sisse. Mitte seda, et kuidas me võtame võlgu ja elame edasi. Mida pole tänaseni? Kui me räägime kohtunikest jätkuvalt edasi, siis ega selle jutu pealt, mis sa nüüd täna rääkinud oled, siis mul tekib üldse küsimus, kes 10 aasta pärast, ma olen alusanud praegu, et kui praegu on presidendivalimiste kampaania, siis istuv president on öelnud ka, näiteks treenerite teema on väga suur teema. Kuidas treeneritele väärikalt palka maksta. Siit sealt on mõned klubid mulle öelnud, klubide inimesed, et ikkagi käiakse sellise jutuga ringi, et noorte treenerid peavadki põhinalt seda tööd tegema, entusiasmist, ikka väga palju entusiasmist, raha ei ole tähtis. Aga kui sa räägid sellest kohtunike jutust, kes ei teenigi sisus mitte midagi, kes meil 10 aasta pärast üldse vilistavad? Ma räägin premium liigast, ma räägin ikkagi tipptasemest, ma ei räägi üldse sellest nii-öelda noorte tasemest, et seal on ju samamoodi, seal on hoopis väiksed rahad ja sõimatasad ikka samamoodi. Tegelikult oli see süsteemstruktuur oli välja pakutud, kuidas me seda teeme, ehk ongi need tasemegrupid, ehk kohtunikul on normaalne areng, loogiline areng, kus ta jõuab. Sind toetab mentor, tugiisik, kolleegid ja tegelikult sa näed ära 5-6 mängu, kas selles vennas on või selles tüdrukus on potentsiaali või mitte. Kas tasub tööd teha temaga või mitte. Ja peabki tegema õhina põhiselt, kui sa oled seal kuni 20. Arusaadav. Sind toetatakse, lükatakse, sind motiveeritakse, antakse võib-olla mingi dressipluus on ju, mingi asi on ju, särk, kohtuniku särk tasuta. Sa oled õnnelik, saad normaalse tagasiside ja kogu aeg see press kasvab sulle, et sa pead hakkama saama, saad järgmise taseme mänge. Aga nüüd, kui sa oled jõudnud ikka kuhugi Eesti top tasemele, samade reeglitega, kuidas sa seda 15 aastat või 20 aastat motiveerid, sa ei motiveeri enam seal niimoodi. Ehk seal sa pead leidma mingeid muid asju. Tasu, ma ütlen, ei ole kohtunikel kõige esimene asi, mille peale nad kurdavad. See on hoopis muud asjad. Suhtlemine, läbipaistvus, otsuste selgus, kommunikatsioon, need asjad on kõige suuremad asjad, mis neil muret teevad. Määramiste läbipaistvus ja raha tuleb siis sealt järgi.
Aga sa ütled ikkagi, määravuste läbipaistvus on täna, see ikkagi on täna suur probleem. Kohtunikud tunnetavad seda, et mõned mehed vilistavad mitmeid aastaid meisterliigas ja nad teatud mänge ei saa, keegi neile ütle, miks nad ei saa. Aga nad küsivad? Nad on küsinud, aga seal vastuseid ei tule. Et Sa nimesid ei taha öelda? Ei, nimesi ma ei ütleks, aga need asjad on läbi käidud. Meil tehakse iga aasta kohtunike rahulolu uuringud. Need tulemused ei ole alati kõige rõõmsamad, aga jälle osakond ja komisjon teavad kõiki neid asju ja kahjuks ei ole midagi tehtud sellega. Seal hakkasid, kunagi tehti arenguvestlusi kohtunikega ja see oli väga hea asi, kus siis anti neile tagasiside ju hooaja kohta, kus oli vajaka jäämisi, kus oli tipp-topp asjad, positiivsed arengud asjad ja läbi positiivsete asjade arutamise sa tood ka negatiivsed asjad järgi. Aga täna ei ole arenguvestlused? Täna enam ei ole neid arenguvestlusi. Juba mitu aastat ei ole? Ma arvan, üks aasta oli. Mis asi? Üks aasta ainult oligi need. Üks aasta? Ja FIFA kohtunikega kohtutakse, seda ma tean, aga teised jäävad ilma. Kohtunikel on, no näiteks toome jälle, nad peavad maksma, ma saan aru, nad peavad oma litsentsi ka ise kinni maksma. Jah. See ei ole küll jälle, see ei ole mingi märkimisena summa, aga see on nii põhimõtteline. No minu jaoks on see põhimõtteliselt 50 eurot iga aasta peab kohtunik ise maksma oma litsentsi. Jah. No kuidas see nüüd on siis nii? Ma ei tea, see on jalgpalliliidu tegevjuhtide poolt vastu võetud otsus on ju, või ma ei tea, kes need litsentsi tasud need kinnitab, et niimoodi on võetud, arutatud meiega seda ei ole, mis oleks vastuvõetav summa või selgitatuki, miks seda vaja on ju, sest koolitusi teevad ju palgalised töötajad, me ei osta koolitusi sisse, on ju, trennis käivad mehed ise oma raha eest, on ju, mängudele me otsime ise transpordi, komplekteerime, et see litsentsi tasu, kas me siis maksamegi selle jalgaajakirja tellimuse, mis meil koju tuleb, on ju, et maksame selle kinni või ma ei tea. 5 eurot siis kuus enam vähem. Et mis on see litsents, et mis selle litsentsi eest saadaks, on ju, mis on see, et kas ma saan olla seal kuskil seal listis või seal erises või ma ei tea. Et selle peaks lahti selgitama ja ma arvan, ega tegelikult ükskõik kui negatiivne võib mingi asi olla, kui sa tuled kohale, selgitad lahti. Näitad, et sa hoolid. Jah, ja ütledki, et meil ongi selline olukord ja me peame nii tegema, on ju, et mehed võtame või jätame, on ju, ja siin on pakkumine, on ju. Ja siis, kui sa oled seal läbi arutanud, algul, mis käsi oli rusikas, surutakse kätt. Aitäh, et selgitasid. Ja täna meil ei ole kahjuks seda asja, et meil on see kommunikatsioon on kuidagi vaevaline. 19. juuni on meil Eesti Jalgpalliliidu presidendi valimised. Ma saan see kogu selle jutu pealt ikkagi aru, et mingit muutust, tagasihoidlikult öeldes, mingit muutust on vaja ka kohtunike elus. Ma arvan, et see muutus tuleb, on ju, sõltumata, kes seal presidendi toolil hakkab istuma peale 19. juunit, on ju, et... Miks arvad, et see tuleb? Vaadates seda asja kõrvalt ja mis... Praegu on selgelt stagnatsioon. Jah, nõus. Seda ma olen avaldanud arvamus ka presidendile, on ju, kui me temaga suhtlenud, et teatud struktuurseid asju muudatusi maja. 2023 saatsin talle ühe paberi selle kohta, oma mõttepaberi on ju. Arutasin pärast seda ja tal oli isegi lahendused olemas. Aga ma ei tea, miks need lahendused läinud, sest teeme hästi nüüd, et mis punktid sa panid seda kirja? Mis punktid sa panid alaliidu presidendile kirja, mida peaks muutma? Kõigepealt neid oli 5 tükki kuskil umbes, jah. Et see komisjoni roll, mis see komisjon siis on, mida me tast tahame või mis on tema siis nagu nii-öelda kohtuniku arengul see paberi peal kõik on ilus olemas, aga tegelik elu. Siis on juhtimine. Täna, kes meil töötavad kohtuniku osakonnas, nad on oma ala spetsialistid. Nad on kõrgemalt nagu eksperdid. Aga neil ei ole elukogemust, nad ei ole olnud juhid. Nad näiteks samagi toome näite arengukava. Nad ei suuda küll seda kokku kirjutada. Ja teine asi, neid on vähe. Nad 3 teevad kõik asjad ära. Nagu me rääksime. Ja siis on rahvusvahelised suhted. Meil pole rahvusvahelisi suhteid, me ei käi kuskil Soomes, Lätis, Leedus, Rootsis vilistamas või ei käida meil vilistamas sõprusmänge. Me ei tea, kuidas nendel kohtunikel läheb, on ju. Siis oli meil see avatus, kaasavus. Ja millest kõigest rääkinud oleme. Need asju pole. Need samad asjad, et kui need asjad oleksid meil korras ja ma ütlengi, et see sama... Mis sul annab siis selle nagu mõtte, et see pärast 19. juunit juhtub? No vaadates seda trillitralli, mis selle ümber käib, on ju selge see, et tänane president peab midagi muutma, sest siis järgmisel korral
tema šansud võib-olla on väiksemad. Aga mingid muudatusi on jah meil vaja, et ja ma arvan, et tulevad, sest seda kriitikat ei taha teha, aga kahjuks on selle kriitika, et niimoodi on, ta on ise teinud selle on ju kunagi. Me ei tea, mis uus president hakkab tegema, sest ta kahjuks või õnneks kohtuniku teemat pole üldse oma kampaanias puututanud. Kas uus presidendikandidaat, kui me nüüd läheme niimoodi selle juurde, siis Rannar Klaavan kohtunikega rääkimas käinud ei ole? Ei ole. Kutsuks kokku, räägiks, nende mõtted kuulaks ka ära? Ma arvan, et see oleks päris huvitav mõte oleks see, kus ta teeks oma selle asja ära, sest kohtunik on üks oluline osa jalgpallimängust ja otsustav osa mõnikord on ju, et on ta positiivne otsus, negatiivne otsus, vahet ei ole, otsustab mäng on ju. Ja kui ta tahab, et see asi areneks on ju, siis see oleks minust päris huvitav ja ega ma ei tea, kas tal on üldse keegi rääkinud, nõu andnud üldse, mis selles maailmas, millest me täna räägime, mis toimub, on ju, et ma arvan, ta ei ole kokku puutunud. Pisut ikkagi kummaline, et nagu sa ütlesid, mängu nii tähtsat osa nagu on kohtunikud, me oleme siis terve selle tund aega praegu sellest rääkinud, kui kõrvale nad tegelikult on jäetud kogu sellest jalgpallielust. Ma arvan, need ajad on möödas, kus me hoidsime nagu madala profiili, ei taha seal esirinnas olla, nii ja naa on ju, aga täna, kui meil on tulnud juurde need videod, meil on tulnud juurde see videokohtuniku teema on ju, et kus me räägime avatumalt nendest otsustest, ma arvan, me peaksime veel avatumalt rääkima. Sinna videokohtuniku ei jõua niisugused episoodid, mida tegelikult tõesti mõni kohtunik peaks häbenema või kus on ilmne eksimus olnud. Me paneme lihtsad asjad sinna, keerulisi asju ei panda. Kohtunikud saavad aru, et nad on eksinud ja nüüd, kui räägitakse ka need mustvalgeks, et kurat, juhtus nii, aitame ja et pehme küll oli, aga toetame, aga tegelikult kohtunik elab seda ise üle. Ta teab ju seda, et ta eksis seda, aga ütleme välja siis, et see oli viga. Ärme otsi seda niukest nagu õrnab seda positiivsust suures pildis tribüünil, kas see millimeetri üle otsajoone või mitte, me ei pane seda tähelegi, me vaatame suurt pilti ja kui meil neid tehnoloogiaid ei ole, siis usaldame kohtunikke, kurat. Ma ütlengi, ja täna nad ongi võib-olla rohkem nagu selles suhtes pressi all ja avalikkuse tähelepanu all, aga me peame oskama siis kaasa tulla, me peame olema samamoodi kommunikatsioon on ju, meil on eeskõnelejad ju, kõik on ju olemas ju, kasutame neid. Igipõline jutt, suhelge. Jah, suhelge. Ja täna on see kiired asjad on ära, et ma ütlengi, et teatud asjades meil on ka ju kohtunike konna sees on ju kommunikatsioonispetsialiste, kes ma arvan, tuleksid tasuta, teeksid mingid koolitused kohtunikele, kuidas kommunikeerida, kuidas ühismeedias teha on ju, mida promoda. Meil ei ole neid koolitusi. Või meil ei ole seda teadmist või ei pöörata tähelepanu sellele, et see aeg seisab seal või see vesi seisab seal kuidagi ja kõik teevad vana rasva pealt, et ma ütlen, et täna ei saa lahendada probleeme enam nii, nagu 90-ndatel tegime. Täna peab käima ajaga kaasas, uuendusmeelsus, innovaatilisus, kaasamine, avatus, läbipaistvus. Need on need märksõnad, mida meil ei ole. Ja kui me tahame, me peame muutma. Me peame inimesi muutma seal. Et kui me hakkame neid samu vanu inimesi ümber kasvatama, jalgpallivõistlused võetakse ka peatreenereid maha. Tähtmängijaid müüakse maha, ta ei sobi enam sinna ansamblisse. Järelikult tuleb ka ju kohtunikkonna juhtimisel või sellele midagi muuta. Igal juhul. Sina lahkud Eestist, nagu ma olen kuulnud, vähemalt mõneks ajaks. Ajutiselt. Mis su töö siis olema saab nüüd? Ma peaksin mai keskel minema tsiviilmissioonile Ukrainasse. Mida see täpsemalt tähendab? Nõunikuks. Nõustama Ukraina siseministeeriumi ja politsei sisejulgeoleku nagu kõrgemaid ametnikke nende reformide elluviimisel. Ja Eesti jalgpall kaotleb siis taas ühe kohtuniku, praegu hetkel küll vaatleja ametis. Ma ei tea, kas kaotab, et loodustühja kohta ei salli, eks ega meil kunagi puudust ei ole, lihtsalt on need kvaliteedi, kvantiteedi tase, et mis me tahame, kas me oleme rahul sellega, mis me täna teeme või tahame muutuda, ettepanekud neile kõik on tehtud ja täna, millest me kõik rääkisime, on erinevad teidpidi ka nendeni jõudnud, otsustajateni muutnud ei ole ja siis lihtsam on mul niimoodi minna, et nagu ma ütlen, kui ma komisjonist ära tulin, et mina ei suutnud ulguda nii, nagu komisjon ulgus. Ma olen teistmoodi ja kui mina ei saa nendega hakkama, siis mina lahkun. Võtsid teise asemele,
kõik on näiliselt korras ja samamoodi kui ma ei suuda muuta midagi paremaks või siin või ei arvestata, siis lihtsam on natuke kõrvale astuda ja siis tehakse nendega asju, kes siis on nõus nende reeglitega tegema. Lahkud puht nii-öelda sirge seljaga, et seda sirge selgsust tegelikult, kui sa vaatad neid erinevaid jalgpalliskandaale, jube vähe. Kutsud sa nagu jalgpallikogukonda nagu rohkem üles, et ajame nüüd selja sirgu mingil hetkel ja julgeme midagi välja öelda. Mina oma väljaütlemistes olen alati olnud niisugune otsekohene aus ja ma arvan, lahkume sirge seljaga. Ma olen saanud päris palju kõnesi tänaste top-kohtunike käest, kes on öelnud mulle, et mõtle ümber. Aga ühtegi kõnet ei ole tulnud mul osakonnast ega komisjonist. Aga... praegu ma ütlesin välja, et nad ei tea, et ma lähen ära. Nüüd nad said teada. Sa pole niimoodi öeldki, jah? Neile ma pole öelnud. Ma ütlesin, et ma teen pausi, kas see on ajutine või igavene, seda näitab aeg. No igal juhul, seda näitab aeg, kes saab uueks Eesti jalgpalliliidu presidendiks. Ma saan aru, et kui sina saaks hääletada või kohtunikud saaks hääletada, siis mingi muutuse poolt nad ikkagi hääletaksid. Ükskõik, kuidas nad hääletavad, muutus tuleb. Usu mind, Kalev, muutus tuleb, kas uus president või tänane president niimoodi ei saa minna ja ma arvan, et seal tuleb nii struktuurseid muudatusi kui asju, sest teades, kuidas suheldakse klubidega praegu on ju ja mida seal nagu räägitakse, siis mõlemad kandidaadid teevad oma tööd. Ja ma arvan, et parim võidab, et kas nüüd parim võidab, aga selle hetkel nüüd, kes omab rohkem toetushääli, see võidab. Aga kes on, seda ma ei tea. Seda sa ei tea? Ma ei julge ennustada ka, sest on üks asi, mis räägitakse avalikult, teine asi, mis räägitakse mujal, on ju, jutud ju liigud igasugused. Igal juhul oli põnev tund aega sinuga rääkida ja kohtunike nii-öelda tausta Eestis kuulda. Ma usun, nii mõnelgi avaste silmad, et ärme siis liiga palju oma arvamust avalda meeste suhtes, kes õhina põhinalt seda asja teevad ja teevad seda asja ikkagi suures plaanis südamega ja minul tundub küll, et nad on suhteliselt ikkagi jalgpalliväljal üksi jäetud. Saab olema põnevad paar kuud edasi, mismoodi läheb ja 19. juuni toob siis meile uudiseid. Aitäh sulle, edu sulle uues ametis Ukrainas, ole seal tubli. Aitäh kõigile, kes vaatasid selle tund aega meiega ära. Maikuus juba uus külaline. Kuulmiseni, kohtumiseni.